Nii, tere! Minu nimi on Rain Johanson ja täna ma räägin Taxify'st teile. Aga ennem kui alustame, et võib-olla kes tagapool istuvad, tulevad natuke lähemale. Et me saame seda, kui on vähem rahvast, me saame seda interaktiivselt, et mitte küsimusi esitada. Räägin sellest, mis rohkem huvitab rohkem, mis vähem huvitab vähem. Et praegu on hea võimalus niimoodi seda asja teha. Võib-olla oluline veel öelda, et ma olen ka TTÜ tudeng, lõpetasin TTÜ 15 aastat tagasi arvuti ja süsteemitehnика ja ma ei ole 10 aastat käinud, et suhteliselt palju muutunud hoonid ja päris huvitanud jälle siin olla. Slaidid on küll inglise keeles, kuna me käisime konverentsil rääkimas, kus oli rahvusvaheline kuulajastkond. Ma räägin lühidalt, et mis see Taxify on. Ma loodan, et kõik teavad ja on kasutanud. Ma väga palju selle ei peatu. Ma räägin ka näitena 2 süsteemist, kuidas me oleme süsteemid lahendanud. Ja samas ma räägin ka, mis on meie võimalused ja raskused edasi minna. Siin on nagu lühike meede, et mis me oleme, mida me teeme. Et aplikatsioon on autode tellimiseks. Aga nüüd ma liiguks kohe edasi süsteemide peale, et kui tavaliselt kliendid teavad, et meil on see kliendi aplikatsioon, millega saab autot tellida, see on üks pool, et meil on neid 4 erineval platvormil, mida me peame toetama. Samas on meil ka juhtidele oma aplikatsioon, me peame juhid ja kliendid kokku viima. Ja see on ka 2 platvormil. Lisaks sellele meil on taksofirmadele oma süsteem, kus nad saavad vaadata, kui palju tellimusi tehti ja kuidas juhtidel läks. Ühesõnaga kõiki andmeid sõitude kohta. Lisaks on meil enda süsteemid, kus me vaatame analüüsime, kuidas sõidud toimuvad. Lisaks sellele on dispetšer lahendus taksofirmadele ja seal on integratsioon tavatelefonidega. Tavatelefoni-liinidega, et näeks helistaja numbrit ja saaks selle info taksojuhile kaasa anda. Sellele lisaks on meil juhtidele oma veebileht, kus nemad saavad vaadata enda sõitude kohta andmeid ja registreerida ja andmeid redigeerida. Samuti on meil äriklientidele samasugune lahendus, kus nemad saavad vaadata enda firma piires tehtud sõita ja samuti ka arveid alla laadida. Ja siis on meil siuke teenus, mis meil on nupp, mis tähendab, et see on rohkem hotellidele, baaridele, põhimõtteliselt ühe nupu vajutusega saad sinna tellida auto. Ja kokkuvõttes meie ülesanne on siis kõik need süsteemid ja aplikatsioonid omavahel enda back-end süsteemidega ühendada. Et miks ma seda räägin, on siis see, et kui tavaliselt klient näeb ühte nendest, siis tegelikult meie süsteemid on oluliselt suuremad ja me lahendame palju rohkem probleeme. Kuidas me seda teinud oleme, siin on pilt, kuidas see lahendus välja näeb. Et selle mõte ei ole sellest pildist aru saada, aga mõte on selles, et me ei kasuta üht suurt haamrit, et probleemi lahendada, aga meil on palju väiksemaid alamsüsteeme ja teenuseid, millega me ei lahendame. Sest väga raske oleks kogu seda keerukust endal peas hoida ja seda õigesti lahendada. Ja mida me kasutame? Me kasutame Node.js-i backendis. Paljud siin on programmeerinud üldse. Väga hea. Siis teate Node.js-ist. Et see on JavaScript, mis jookseb siis serveris ja see on väga hästi sobiv suure skaleeruvusega backend teenuste kirjutamiseks. Ta on täielikult asynchroonne, ta on single threaded, ehk siis ei pea threadide sünkroniseerimisega vaeva nägema ja sellega igasuguseid bugisid lahendama. See on suhteliselt keeruline lahendada, keeruline programmeerida. Samuti on ta väga hästi sobilik teenusepõhise arhitektuuri jaoks, kuna kõik on asynchroonne event-driven, ehk siis sa saadad mingi päringu ja siis, et sellele vastust ootama, sa ei pea seda eraldi lahendama, see on juba selle keele poolt pakutud lahendus sellele. Ja loomulikult see, et HTTP poolelt on kõik
toetatud, ei pea sellega vaeva nägema ja samuti on hästi toetatud cloud providerite juures, kas siis Microsoft Azure või Amazon Web Services või Google Apps Engine, igal pool see jookseb. Ja scripting language on ka pluss, et sa ei pea kompileerima, saad kiiresti teste jooksutada. Ja siit on nüüd üks järgmine näide on ühest teenusest. See on siis otsinguteenus, ehk siis seda alati kutsutakse välja, siin on kliendi aplikatsioon, mobiili aplikatsioon, ja tema räägib siis otsinguteenusega. Seda kutsutakse iga kord välja, kui te otsite endale taksot. Ja selle teenuse vastus on siis lähimad autod. Ja kuidas me seda teeme, siis kõigepealt on meil juhi aplikatsioonid, mis saadavad infot, mida me kutsume driver calling teenusele, iga 2 sekundi tagant. Iga juhi aplikatsioon saadab GPS koordinaadid siis sinna driver calling teenusele. Ja selle järgi me teame, kus siis kõik autod parajasti asuvad. Ja siin on siis tuhandeid juhte, kes saadavad seda infot siia. See teenus kogub selle kokku ja saadab siis kõikide juhtide kohta edasi otsinguteenusele. Ja mis otsinguteenus sees on multidimensionaalne binary, 3-binaarpuu ja seal siis sorteeritakse vastavalt asukohtadele see ära, et saaks kiiresti otsida. Ja mõlemad need teenused on täielikult reaalajasmälus, ehk siis neid kuskile andmebaas või kuskile mujale faili või midagi maha kirjutada. Ja teine oluline asi on, et nad on stateless, et neil ei ole mingit olekut peale selle, mis neil mälus on, ja samas nad saavad selle oleku väga kiiresti taastada. Et näiteks kui sellega peaks midagi juhtuma ja maha läheb, siis kui me toome uue üles, siis 2 sekundi pärast on tal see eelmine olek taastatud. Ja sama käib siis selle otsinguteenuse kohta. Seal ehitatakse see puu iga kord uuesti üles, kui andmed tulevad, siis me ei pea kartma, kui sellega midagi juhtub, sest mõne sekundi pärast on see uuesti olemas. Nüüd see on igati okei, et see otsinguteenus ütleb siis lähimad autod. Aga see töötaks väga hästi, kui me oleks tühja välja peal, et nii-öelda linnulennuk lähimad autod. Reaalelus see nii ei ole. Meil on ikkagi teed, kas on ühesuunalised või mingid muud probleemid, sild kuskil jõgi või tunnel või mingid muud probleemid. Ja see tähendab, et sellest jääb meil väheks. Et nii-öelda tegelik linnulennuk lühindistants ei ole tegelikult lühindistants autojuhist kliendini. Ja sellepärast me peame saatma selle päringu edasi järgmisel teenusele. Siin me kasutame Google Distance Matrix teenust. See võib ka mingi muu teenus olla. Me tegelikult saadame enda arvates lähimad autod sinna teenusele. See teenus paneb need nii-öelda kaardi peale ja vaatab, kas kaardi järgi on tegelikult lühinde nendel autodel kliendid. Ja siis reastab need ümber, kui on vajadust. Et siis see on kaardipõhine järjestamine tegelikult kaugusele. Ja siis see on saada tagasi kliendile. Ja kliendile me näitame siis suuremal osal turgudel tegelikult minutites aega. Siis klientid alati meetrit teada aega, kui kaua auto temani jõuab. Ja kui te tahate küsimusi küsida, siis võib praegu küsida, kuna meid on nii vähe. Muidu ma jätan lõpus ka aega selleks. Mul oleks küsimus, et see otsingumootor, et kui suur see mälukasutus sellel on, et kui ta kõiki neid taksojuhtide koordinaatisse mälus hoiati binaarpuus, et see mälukasutus väga väike vast ei ole, eriti see on veel JavaScriptis kirjutatud. Jah, mu peas seda nüüd ei oska öelda. Ta väga suur ka ei ole. Kuna seal on ainult peamised need koordinaad. Ja nii-öelda ID sellele juhile. Seal ei ole nagu väga palju andmeid. Meid uudised järjestused kiirelt saaks otsida. Okei, selge. Nüüd ma liigun edasi ühe teise süsteemi juurde. Et näitena nagu, et meil on süsteeme 30, ma toon nagu näiteid kahest tähendusest. Siin on nüüd, kui peaks alustama, et kuidas me nagu enda
ärijuhime on siis peamiselt andmete põhjal ja vaatame enda KPI-sid, vaatame mida muuta, kuidas muutus midagi mõjutab. Ja see kõik juba andmete põhjal. Ja siin on nagu nii-öelda funnel, ma ei tea, mis andmed on, ma lihtsalt võtsin ühe suvaliseks screenshoti kiiretega. Põhimõtteliselt näitate nagu sammude kaupa, kuidas mingid sündmused juhtuvad ja kuidas nii-öelda need arvud lähevad väiksemaks, ehk siis mingil moel kliente või mingeid tegevusi vähemaks. Ja kui me muudame midagi, siis me tahame võrrelda, kuidas see muutus. Kas me saame muuta seda paremaks või halvemaks. No hea näide on näiteks, kui paljud inimesed saavad üldse enda konto loodud, kus nüüd raskusi teha. See on nagu üks näide. Aga neid on meil kümnete kaupa. Ja mis me nägime siis selle süsteemiga, et lihtsalt relatsioonilise andmebaasi peal need päringud on liiga aeglaseks. Me nägime seda umbes 6-9 kuud tagasi, siis me pidime leidma uue lahenduse. Lihtsalt ühe füüsilise masina peal need päringud ei jõudnud enam joosta. Me pidime lahendama selle probleemi. No, siin on siis näide palju andmebaase ja see oli siis nii-öelda meie back office või seal, kus me vaatame andmeid, vaatasime neid andmeid, tegime neid päringud andmebaaside vastu. Ja siis oli variante, mida seal kasutada oli MapReduce ja Hadoop või teha nii-öelda ettearvutusi nende andmete põhjal SQL-is, et oleks päringud kiiremad. Aga need hästi ei sobinud, kui meil oli reaalajas neid päringuid vaja teha. Ja nii-öelda kombinatsioonide arv oleks läinud väga suureks. Erinevad filtrid, näiteks kas linnade järgi või firmade järgi või siis grupeerimine kas tundide kaupa või päevade kaupa. Et selle jaoks väga palju kombinatsioone on, see ei sobinud meile. Ja siis me tahtsime sellist, mis oleks inseneridele suhteliselt tuttav. Peamiselt on insenerid SQL-iga kokku puutunud. Ja siis järgmine asi oli, et see peaks on hästi lihtne skaleerida. Kui me kasvame, et me ei peaks midagi uut lahendust leidma. Ja noh, põhimõte on meil, et kõike salvestada, et sellepärast on iga oluline, et skaleeruv oleks. Ja mis me siis valisime on Amazon Redshifti. Kas keegi teab sellest midagi? Natukene. No mis see on, et see on siis põhimõtteliselt SQL andmebaasi põhjal ehitatud skaleeruv andmebaas, mida saab siis skaleerida mitme füüsilise arvuti peale. Ja see on nagu nii-öelda pakutud selle teenuse pool. Ja lisaks on ta mõeldud suurte andmete jaoks, ehk siis salvestamise moodus on erinev. Et kui andmebaasidel on nii-öelda reakaupa salvestatakse, siis seal on veergude kaupa. Et ütleme, kui me võtame mingi näite, et on tavaline näiteks kasutaja info salvestamine, et meil on seal eesnimi, perekonnal mingid muud andmed salvestatakse ühe reana andmebaasi. Seal salvestatakse niimoodi, et eesnimi läheb ühte nii-öelda veergu ja selle veeru salvestamine optimeeritakse täpselt selle veeru jaoks. Kui sa salvestad näiteks täisarve, siis valitakse üks salvestusalgoritm, kui stringe, siis järg teine. Ja teine on veel see, et veerge loetakse hästi suurte sammudega. Et seal on kuni megabaidine puhver, mis korraga loetakse. Sellepärast on hästi optimaalne. Tavaandmebaasis on see 16-32 kilobaiti ja sellepärast on ta palju aeglasem. Ja teine on see, et veel kasutatakse ära nii-öelda arvuti võimsust, ehk siis salvestatakse, mis on siis compression või salvestatakse need andmed väiksemaks vastavalt veerule. Ja see on siis väga hästi sobiv suurte andmete salvestamiseks ja siis päringute tegemiseks. Ja teine on see, et kui jääb nagu nii-öelda võimsusest puudu, siis saab väga lihtsalt portaali sisse logida, valida, kui mitme masina peal sa tahad seda päringuid jooksutada. Lihtsalt paari hiire klikiga valida endale neid masinaid juurde ja siis automaatselt seda chartitakse andmebaas mitme masina peale välja. Et ise peab valima ainult need distributsiooni võtmed, et kuidas päring jookseks mitme masina peale optimaalselt. Ühesõnaga, see on nagu väga hästi skaleeruv, palju tööd on sinna ära tehtud. Ja siin võtsime selle peale ja nüüd oli küsimus, et kuidas me olemasolevaid andmeid saame sinna uude süsteemi.
et me pidime ehitama uue teenuse, mis siis võtab olemasolevast andmebaasist andmed ja salvestab sinna. Samas see Redshift andmebaas ei ole mõeldud väikeste lisamiste jaoks, see on hästi ebaoptimaalne. Me pidime puhverdama nüüd kuskil ja niimoodi, et puhver nagu oleks selline, mis ära ei kaoks, et oleks ikkagi kuskil diskiga, mitte mälus. Ja selleks me kasutasime Amazoni S3, mis on siis skaleeruv faili salvestuskeskkond ja see on muidugi siis reliable, et siis andmed ei kao ära, et mitme masina peale alt salvestatakse. Ja sealt siis võtsime suurema portsioonid korraga ja salvestasime Redshifti. Ja siia Redshifti me kunagi ei teinud update päringuid. Me ainult tegime kas delete ja insert või ainult insert. Ehk kui me näiteks midagi uuesti sünkroniseerisime, kui tuvastasime konflikti, siis oli alati kustutasime eelmiselt ära ja lisasime. Ja siis me leidsime, et kui meil andmed juba on Redshiftis, et ei olnud mõtet, me ei pärinud neid siit, vaid enda back-office'ist me pidime tegema uue API. Me tegime ka siis Amazoni ehk siis cloudi teenuse peale, Instore teenuse peale. See siis pärib otseselt Redshiftis. Ja siis me leidsime, et mobiiliaplikatsioonid praegu kirjutasid neid andmeid meie reaalaja andmebaasi. Aga samas me statistikapäringute jaoks vajasime neid siin. Ja siis me leidsime, et parem on kirjutada neid otse juba S3 teenuse. Ja sealt siis nad jõuavad sinna skaleeruvasse andmebaasi. Ehk siis tegelikult see näide on, kuidas me liikusime ühest väiksest süsteemist suuremasse süsteemi, mis jookseb tänapäevase cloudi peale. See on mingi küsimusi. Palju need teenused maksavad see mingi suur summa läheb selle alla või nagu see Google'i Matrix ka, et kas seda maksab teil? See maksab jah, see on tasuline teenus. Ma täpseid summasid nimeta, aga võib-olla kui rääkida IT tuleviku mõttes, siis teenused maksavad ja nad võib-olla nad on kallimad kui tavalise masina rentkusti. Aga teisest küljest, kui mõelda, kui palju sa saad sealt, siis see tohutult kiirendab uute aplikatsioonide tegemist. Et kui me võtame näiteks selle, et mis siit saab, siis see on tõenäoliselt pandud võib-olla 100 inimaastat tööd inseneride kaudu. Sa saad selle teenuse ja saad kohe kasutada. Ehk siis sa ei pea ise sellega tegelema. Samamoodi on cloudis on see, et sul ei ole vaja palgata administraatorit, kes seda jälgi. Et siin tehakse automaatselt back-up ja sa saad kõik neid asju valida. Et need on need kõik eelised. Ja kui rääkida IT tuleviku mõttes, et mis on juhtunud, siis ongi see, et alustada uue teenusega või midagi ehitada on nii odavaks ja lihtsaks. Sa võtad sinna sama näiteks Amazon Web Services provideri ja täna registreerid ennast sinna, siis saad automaatselt aasta aega tasuta kasutusaega ühe korraga masina peal pluss veel muid teenuseid. Ja selle peal sa võid tegelikult päris palju asju juba ära teha. Sa saad enam-vähem tasuta endale ehitada back-endi aastaks. Ja sama lihtne on ehitada mobiiliäpp, et kõik on saadaval. Hästi lihtsaks on uute asjade loomine. Vanasti oli see kordades raskem, sa pidid ostma mingi füüsilise masina ja ootama selle ja kõiki trükke tegema. Aga siin on kõik asjad seal teha. Et uute asjade loomine on hästi lihtne. See on põhiline. Siin on näha, et meil on teenuste põhiline arhitektuur. Ehk siis on teenused, mis saavad päringud ja räägivad omavahel. Ja siin on näha nüüd siis graafik, kuidas koormus muutus erinevatel teenustel. Ja siin me näeme, et üks teenus kasvas
see oli 13 ja veergi novembris. Ja see oli see otsinguteenus. Ehk siis inimesed otsivad, siin me näeme öösel kõige rohkem. Siis reede, laupäeva öö on tippajad. Kunagi algselt kaua aega tagasi, 1,5 aastat tagasi, kui me ei olnud veel cloudis ja ei olnud nii palju valmis skaleeruvuseks, siis muidugi need teenuse pakkujad tegid maintenance'i serveritele laupäeva öösel kell 2. Nad arvasid, et siis keegi kasutab, kõige väiksem kasutus. Meil oli muidugi siis tippaeg. See on natuke probleeme. Aga siin on üks näide. Siin on nüüd eelmise aasta vana-aasta õhtust. Siin on näha nüüd see otsing teenus, mis kasvas 5 korda võrreldes tavalise teenusega. Ja põhjus on siis selles, et lihtsalt ei ole piisavalt autosid vana-aasta õhtul. Kõik otsivad uuesti. Ehk siis meil on nagu tuhandeid inimesi, kes teevad neid päringuid, lihtsalt otsivad. Siit on näha see kasv. Aga mis on huvitavam on, et üks teenus kasvas 10 korda. 2 korda rohkem kui see ja selle põhjus on see, et see teenus on tegelikult 2 väljakutset sellele teenusele, saadab nende 2 päringut. Siin selle mõte on, et miks me seda näitame, et nii-öelda see service-oriented ja microservice-oriented arhitektuur on tänapäeval hästi popp ja inimesed lihtsalt teevad seda, aga alati peab mõtlema ka tagajärgedele, et kui palju päringuid sa kuskile teed ja mis siis juhtub, kui sul nii-öelda koormus kasvab. Kui me vaatame siit tavapäevasid, et midagi ei juhtus, sa ei saa arugi, et kuidas nad tegelikult nii-öelda koormusega kasvavad. Ja siit me näeme, et järsku 10 korda, et kui selleks nagu valmis ei ole, siis väga kergesti süsteem maha. Nüüd ma räägin natukene, jah. Suusast töö, kui hästi palju linte oli, kas siis muutus nagu aeglasemaks ka see rakendus või? Aeglasemaks ei muutunud. Aeglasemaks ei muutunud. Et praegu see mõjutas lihtsalt nagu koormust, kui palju päringuid nagu tuli sisse, aga aeglasemaks ei muutunud. Üks kõik kui oli No tal on nagu selge piir ees, et eelmine aasta me ei läinud sinna piiri. Et tal on selge kuskil piir ees, aga me sinna ei jõudnud. Kui me jõuame, siis me peame seda teenust nagu vaatama, kuidas seda laiendada nii-öelda rohkem. Aga kas te olete testinud ka, kus kohast see piir teil ette tuleb, et kus kohast te peaksite hakkama vaatama, kui ükskord jõuab see piirini ja nagu reaalselt, kus kohast see piir asub teil? Jah, me oleme teinud neid teste. Ütleme ausalt, et neid võiks rohkem teha. Et eks startupis on alati nagu rasked valikud, et mida sa teed, et mis on kõige suurem väärtus. Et mõnes mõttes, kui see on 1 kord aastas, et kui mingi probleem on, et võib-olla see ei olegi nii suur probleem versus see, kui sa iga kuu uusi teenuseid või uusi kliendile midagi asja paremaks teha. Aga me oleme neid teinud. Hiljuti ei ole nii palju, muidu me teame jah umbes, kus see piir on. Okay. Aga see on ikkagi sadades ja tuhandetes päring. Et edasi liikudes, et ma toon nüüd paar näidet, et mis on meil nii-öelda raskused ja mis on võimalused. See on nagu huvitavam, et siin saavad kõik kaasa mõelda. Et see on meil nii-öelda see tavavaade, kus saab kinnitada enda asukoha ja vajutad kinnitan aadress. Siis me tegime muudatuse seal, väikse muudatuse tegelikult. Et me vahetasime selle tõlke Z-pika. Ja miks me vahetasime seda, et tegelikult meil ei ole aadressi vaja, meil on lihtsalt koordinaate vaja. Eks võiks keset välja ka tellida ja juht näeb, et sa oled seal keset välja. Ja me mõtlesime, et see on hea muudatus. Ja siis me tegime sellise asja, et muutsime autotelefoonid halliks, et me tegime nii-öelda premium või parema autode klassi ja tahtsime neid eristada nagu tavalistest kollastest taksoifoonidest ja tegime siis need niimoodi nii-öelda tumedamaks. Ja nüüd on küsimus, et mis te arvate, mis juhtus kasutajatega? Kui nad sellist pilti tegid.
arvatavasti see tumedad autod ajasid segadusse võib-olla. Sest nad olid harjunud selle kollase ikooniga ja nad teadsid, et kui nad panevad oma aadressi, et siis hakkab niimoodi ka valikusse tulema. No, võib-olla mõtlen nii palju, et siin on nagu vahe olemasolevatel kasutajatel ja täiesti uutel, kes esimest korda kasutavad. Et suurem probleem oli nendel, kes täiesti esimest korda kasutavad. Need on siis kollased autosid. Kallised juurest. Mitte väga. Mis räägime ära, et mis juhtus on see, et esiteks tõlge sealt ikka. Inimesed tõlkisid selle nii, et kammend pikk me hakka. Tule mulle järgi, et nüüd ma kinnitangi, et auto tuleb. See on nagu tellimine, mitte asukoha nii. Et see oli nagu esimene emotsioon. Tavaliselt inimesed loe nagu väga palju. Et need otsused käivad nii kiirelt sekundiga tehakse otsused ära. Teine asi, et kui ma siit tellin auto, et siis ma tahaks näha, et mis see maksab. Ja mis ma tahaks tegema hakkasid autode peal näpuga vajutama. Ma tahan hinda näha. Aga muidugi sellise asja toetust meil ei ole ja siis nad ei näinud midagi. Ja siis tekkis küsimus, et ma ei näe midagi, et järelikult need autod on juba kinni või nii-öelda vigased või ei tööta. Et ma siis ei saagi tellida. See on kasutajate järelikult. Ja mis siin huvitav on, et tegelikult põhjusel me ei teinud mingit koodi muudatust, kaks väikest muudatust, et siin klientidele asja paremaks teha. Aga tegelikult on päris suure muudatus, mis tuli nagu uutele klientidele olemas. Et just uutele. Õnneks meil on iganädalane kliendi nii-öelda uus release, et laseme uue versiooni välja, et siis sai see nagu kiiresti ära muudatud. Aga need on nagu väga rasked asjad lahendada. Ja kuidas me jälile saime, on tegelikult uute klientidega nii-öelda test. Et uuele inimesele selleks pole kunagi kasutanud ja vaatab, kuidas ta hakkama saab. Ja sealt näeme, et kõiki asju on. Aga kas ta siis nagu seda osa nagu serverisse ei saada, kuidas ta interaktiivselt seda kasutab, et mis osasid ta ekraani peal klikib või seda andmestikku serverisse ei saada etel? Kõik ei saada. Okay. Neid autodega klikke, seda me kindlasti saada, sest see ei ole nagu funktsionaalsus, mis ehitanud. Aga mingeid muid asju me muidugi nagu jälgime, et asja lihtsamaks. Okay. Ja nüüd ma lähen nagu edasi, et mis meil nagu nii-öelda võimalused on teha, et selleks ma toon näite, see on nüüd graafik, tellimuste graafik. Ja see on näiteks Riias tehtud ja võetud tavaliselt teisipäev ja kolmapäev. Ja siis ikka kuu aja jooksul. Kogu on peale ka. Siin on ta põhimõtteliselt täitsa sirge see joon, see näitab siis nii-öelda teisipäevast kolmapäevani kasvuvektorit, et see on sama püsistabiilsem. See oli kuu lõpp ja ilm oli hea. Siin on kuu algus ja oli hea ilm. Natukene siin, mis juhtus, oli natukene seda sühma, ehk ilm oli halvem. Ja teine see, et see on nädala algus, siis on tavaliselt inimestel on palgapäev. Ja see oma päris, see on nii-enda teise nädala algus, selleks ajaks on olnud. Et see oma nagu suht mõju. See kohe kasvas, ja samas näeme, et teistel päevadel kasvas. Ja see nädalavahetus oli kõige suurem, kõige rohkem kasutatud. Tehti kõige rohkem teenus. Ja siis siin me näeme, et oli Riias või Lätis iseseisvumispäev. Ja väga halb ilm saada hästi palju. Ja need kaks kokku me näeme, et on 3 korda suurem nõudlus, 3 korda rohkem tellimusi kui tavaliselt esitavad kolmapäeval. Ehk siis me peame ette ennustama, kui palju meil tekib autode järgi nõudlus, kui paljud inimesed tahavad tellida. Me peame ette ennustama, kui palju inimesi tellivad autot. See nüüd näitab logaritmilist kui palju tellimusi, kus kohas tellitakse. Punane on siis rohkem tellimusi ja siin on. Ja siin me näeme, et see on nüüd Riias ja ma olen kohe edasi, et siin on suurem pilt. Et mis me näeme, et põhiliselt on tellimused vanalinnas, siis nüüd oli hea. Ja siin on oluliselt vähe. Ehk siis kui me ennustame, et Riias nii-öelda sel ajal tõuseb nõudlus
tellimustark suureneb, siis on vähe sellest, kui me teame, et see suureneb, me teame teada, kus kohas see suureneb. Ja siis nii-öelda juhtidele tööle, et nii, tulge siia, siin tuleb palju tellimusi ja arvatavasti tuleb palju tellimusi lähimas. Ja see on väga raske ülesanne. Korra nüüd veel ühte pilti, et Tallinnast ühel päeval, et siin need jooned näitavad siis, et kas juht läheb kliendi juurde või siis sõidab juba kliendiga sihtkohta. Siis need on, mis on nii-öelda juht ja klient on juba ühendatud. Ja rohelised on siis vabad taksod, kollased on liinitaksod või on juba mingi muu tellimus. Ja need siis on kliendiga ühendatud. See on klient ja see on siis auto. Et siin me näeme, et peamiselt siin kesklinna läheduseks on kõige suurem koormus. See on küll tavapäev, nädalavahetusel on see koormus suurem. Aga nüüd siis küsimus või raske osa, mida me peame lahendama, on siis, et kus tekib nõudlus ja selle ette arvutame. Me võime arvesse võtta nii-öelda ajaloolisi andmeid, näeme päevast, kuidas kõigub nädalavahetustel. Aga samas seal on väga palju muid asju, mis seda mõjutavad. Reaalajast näiteks me peame teadma, kui liiklusolud muutuvad, näiteks hakkab lund sadama ja kohe inimesed tellivad rohkem, kui vihm hakkab sadama. Või siis mõnel turul on omapärad, näiteks Hispaanias on siesta iga pärastlõuna. Samuti meedia mõjutab, et kõik need asjad tuleb kokku panna, siis nii-öelda analüüs ajaloolistest andmetest ja siis reaalaja andmed sinna kokku. Ja sealt siis me peame ette ennustama, mis on see eeldatav nõudlus. See on nagu päris suur ja raske ülesanne. Liigume edasi veel, mis on ala, millega me peame tegelema, on siis seesama nii-öelda sõidu koordinaatide panek tegelikule teele. Et me saame GPS-i koordinaate, aga siin on meil Tallinna ainuke tunnel ja siis GPS-i koordinaatide järgi telefonarvud on siin. Ta vaatab muude parameetrite järgi seda ka, aga põhimõtteliselt meie näeme sama andmed, et järsku kas auto siia, mis ei ole nagu väga võimalik, ehk siis me peame seda teekonda parandama ja tegelikult teele panema koordinaadid. Hetkel me lihtsalt parandasime ära, tegime selle teekonna sirgeks ja siin ta toimib väga hästi Tallinnas, selle lühikese suhteliselt sirge tunneli tahal. Nüüd läheme edasi Prahasse. Siis meil on siit algab tunnel ja läheb siit kõvera siia. Nüüd tuleb korra maa peale. Ehk siis auto sõitis siit ja meie parandasime selle need koordinaadid sirgjooneliselt. Mis tähendab, et me tegime kliendile sõidu odavamaks, aga juhile mitte nii heaks. Ehk siis juht on natuke rahast ilma, kui me tegime teekonna lühemaks. Ja see näitab, et tegelikult me ei saagi lihtsalt nii-öelda koordinaatide parandamise algoritmiga seda õigesti parandada. Me peame tegelikult võtma need teadaolevad koordinaadid ja siis vastavalt kaardile panema ja vaatama, mis on võimalik teega. Tunnelist välja tõenäoliselt sa ei saa sõita, me teame, et tegelikult sõitis tunnel. See on meil ka praegu asi, mis on töös. Ja siin on üks näide, milliseid sõite me oleme parandama. Et siin nagu GPS on siis täiesti veidrad andmed, korra oli siin, hüppas siia, nii nagu hüppas. Siis oli parasult on siin ja siis vahepeal siin. Väga veidrad. Et kui te kuskile matkama lähete ja telefoni GPS-i kasutate, siis olge ettevaatlikud. Mitte ära eksida. Et ühesõnaga neid andmeid ei saa alati usaldada. Milliseid seadmeid kõige rohkem probleemi valmistada? Et otsustades või suletada just GPS-i? GPS-i osas ma ei oska öelda, aga üldiselt telefonide osas
osas on LG-dega on kõige probleem. Androidi poole. iPhone on suhteliselt stabiilne. Aga need on siis jah nagu ülevaadad, mis meil nagu võimaluseni nii-öelda raskused on. Et kokkuvõttes meil hästi palju läheb nii-öelda serveri poole, andmete protsessimine, analüüs ja nende sõiduteekondade parandamine ja nendest oleme väga palju asju. Nii paljudel turgudel me arvutame hinda nende teekondade järgi ja seal on see hästi oluline. Samamoodi on oluline teada võimalikult täpselt seda hinnangut, mis kell juht jõuab sihtkohta. Sest siis me teame, et me saame juba järgmise tellimuse sellele juhile nii-öelda järjekorda panna. Palju asju saab sealt optimeerida. Ja see on asi, millega me nüüd järgmisel aastal päris palju tegeleme. Need on nagu nii-öelda võimalused ja raskused teiselt poolt. Ja hetkel me oleme siis väike kokkuvõttes, hetkel oleme 9 maas tegutsema, 9 maa. Ja siin on väike kasvugraafik, et siis päris jõudsalt kasvanud iga kuuga. Kas see kasv kinni jäänud, kui need 2 uut tähti tulid ka juurde või palju need iganes on nüüd juba? Hetkel on selline huvitav olukord, et vastupidi on suurenenud tellimuste. Et vaatame, kuidas see nagu püsib, aga hetkel pigem on see meedia nagu ma ütlesin, et meedia on ka see, mis mõjutab nagu tellimuste arvu, et pigem on nagu positiivselt mõjunud, et inimesed nagu teavad juba ja tellivad. Aga jah, et praegu on nagu aeg siis küsimuste jaoks, et mis võiks huvitada. Serveri poolel on teil siis enamus JavaScriptis kirjutatud Node.js-is või on seal mingeid muid asju, eksootilisemad asju ka kasutusel? Kasutame ühe testimise serveri jaoks Javat ka. Okei. Aga muidu on Node.js. Okei, lahe. Kõik on nagu JavaScriptis kirjutatud. See serveri osa, millega aplikatsioonid räägivad. No see küll, aga seal tagaotsas see andmete protsessimine ja kõik see, et seal on mingid muudased ju ikkagi või... Jah, nii-öelda back office on PHP-s. PHP-s, okei. Tegelikult on ta nii-öelda miks. Vahest PHP räägib nii-öelda selle Node.js-i mooduli, aga seal on ka PHP-d päris palju. Okei. Üks küsimus. Ja kuna on Hopi uuendust nüüd vaadata? Hea küsimus. Kas te hakkate Hopi tiimi ka suurendama? No, kui ausalt räägida, siis Hopi teeb praegu üks inimene. Jah. Et hetkel suurendama ei hakka, et on nagu pigem vaatame, kuidas nagu inimesed selle omaks võtavad, kui palju kasutajaid tekib ja siis väikselt täiendavad. Et me teeme seal parandusi ja kindlasti uus versioon tuleb välja, aga täpselt millal, et seal on nagu pigem kui me saame nagu mingi olulised asjad tehtud, et praegu nagu kuupäeva ei ole paika pannud. Jah. Vaatame, et kui suureneb suurtes pingides väga kiiresti 35 mega. Vaatame, et see tuleb miljonid liikvist. Nagu teoreetiliselt on võimalik numbrid, kes siis single-thread teeb mingi aeglaseks. See on võimalik. Ja seal on see, et nii-öelda see single thread on ju, et võtab maksimum ühe korraga võtab, et see kindlasti aeglaseks. Ja siis tuleb nii-öelda load balancer sinna ette panna, ehk siis neid teenuseid peab rohkem olema. Ja siis nende vahel saadetakse päringuid. Et selles suhtes ta on nagu hästi skaleerub. Et sa pead nagu suhteliselt kohe mõtlema selle peale, kuidas sa saad neid load panna. Veel midagi? Ma võin sisegi küsida, et kuidas teie näete, et 5 aasta pärast, mis toimub Taxify ja
mis ta nagu tulevikku näete, et mis siis juhtub, on mingid uued funktsioonid või mingid teiste teemadega koostöö või midagi? Jaa, väga hea küsimus, et räägime nagu tuleviku mõttes, et mis nagu juhtub. Et esiteks on see, et kindlasti see vanakooli helistamine kaob ära, see on nii ebaefektiivne, et me oleme arvutanud, et säästame kuus üle 5000 tunni inimestele ja juhtidele aega. Võrreldes helistamisega, meil on kõik need andmed olemas ja niimoodi edasi kõikide asjadega. Ehk siis kuhu see edasi läheb, on veel rohkem andmete põhjal analüüsimine, teha veel mugavamaks. Et kui me näiteks teame, et TTÜ-s lõpevad loengud peamiselt 8 ja näiteks me teame, et siin tekib mingi arv tellimusi, siis me teame juba ette nii-öelda arvestada saama ja juba siia nagu autos on. Teine asi, mis läheb tõenäoliselt rohkem populaarseks, on veel rohkem sõidu jagamine. Et täna võiks ka, ükskõik kes tahab, võiks juhiks hakata, näiteks koju minnes kedagi peale võtta ja natukene sellega raha teenida. Rohkem peab jagamise peale. Ja hästi palju on nagu seda andmeanalüüsi. Sealt järgmine samm on isesõitvad autod. Et see auto omamine läheb nagu siia tahaplaanile. Et juba paljudes suurlinnades on nagu pigem autot omada. Ja kui võtta isesõitvad autod, siis sa saad veel tohutult palju neid asju optimeerida. Et kas või need ühtlased kiirused ja nii edasi. Ja see läheb ka loomulikult kõik nagu vähtide peale, kuidas see tellime. Et see on nagu ainult aja küsimus, millal tulevad ja millal nagu regulatsioon järgi jõuab. Ja mis sealt edasi nagu, mis nagu suuremas osas ma arvan, idees hakkab juhtuma, et on veel rohkem andmeid kõige kohta. Et kas või need on käevõrud, mis analüüsivad, kuidas sa magad ja mis sa teed. Et samamoodi tekib veel rohkem seadmeid, kus saab kõiki andmeid kokku panna. Et kui näiteks vaadata, et mis kell sa tavaliselt ärkad, mis kell sa teed või kohvi jood, mis kell sul ukselugu teevad ka elektrooniliseks nii-öelda, annavad infot, mis kell sa tavaliselt uksest välja lähed, et kui sa paned kõik need andmed kokku, siis saad aina täpsemalt ennustada, mida sa teed. Ja ma arvan, et see on nagu suur tulevik, et nii palju andmeid on kõige kohta ja selle põhjal optimeeritakse kõik, mida sa teed. Et nii-öelda see jalajälg iga inimese kohta läheb oluliselt suuremaks ja see juba praegu liigub sinna suunas. Et see on nagu kindlasti asi, mis 10 aasta pärast on hoopis teistmoodi kui praegu. Et päris üllatada, kui palju andmeid suvata igalt pool laiali. Ja siis läheb muidugi selle protsessimise kiiruse koht peale. Kes kõige kiiremini protsessib need andmeid ja mingid otsused teeb. Siin on juba näited, et keegi postitab Twitterisse mingi info ja siis börsil toimuvad väga suured kõikumised ja need krahhid toimuvad seal millisekundite jooksul. Kuna algoritmid said selle info, tavaliselt on niimoodi pandud, et kõik saaksid võrdselt samaaegselt erinevate tootjate või teenuse pakutama, siis nad teevad otsuseid selle põhjal, siis teevad tehinguid. Siis nad kiiresti saavad aru, et kui on õige asi, siis tuleb see tagasi. Inimsilma on nähtamatud, aga toimuvad. Et kõik see andmeprotsessimine läheb ülioluliseks. Et andmed hakkavad maksma. Kui nagu valida, mida õppida, siis seal on kindlasti palju tööd tulemas. Mul on nüüd küsimus, mis ei ole võib-olla otseselt nagu IT-ga äri mõttes, et viimasel ajal palju ära tekitanud see idee, et peaks nagu nii-öelda kliendi valiku taksofirma mõttes ära kaotama, et see idee viimane nagu ikka asi, mis riikliks, et mis on nagu tagamata või idee on nagu? Ma saan aru, et kliendi valik, klient saab taksofirmat valida. Oli mingi niisugune asi, et te nagu üritate lihtsalt taksojuhti võrdsustada, et mingi juhul tekkis olukord, kus osasid taksojuhti ei saanud üldse sõita või Jaa, siin nagu hakkab küsimus selles pihta, et mida me üldse üritame teha. Me üritame teha võimalikult head teenust, ehk siis mis oleks kõige efektiivsem kliendile ja samas ka
hea juhile. nii et siin ma ütleks vastuseks, et ma otseselt sellele vastaks, mõtlen selle, et meil on näiteks paljudel turgudel on selline valik, et sa ei saa üldse nagu autosid valida. Sul on nii-öelda kategooria, sa võtad nupule ja auto tuleb. Ja seal, kus me oleme testinud, me näeme, et kui inimesed ei vali nii-öelda endast kaugemat autot, valivad lihtsalt auto, kui nad teavad, usaldavad, et see on hea kvaliteediga auto, juht on okei, kõik on hea, et nad usaldavad seda, siis tegelikult nii-öelda see kliendi pealevõtmise aeg vähenes 20%. Ehk siis me vähendasime kütusekulu, kliendi aega, kõiki asju. Ehk siis pigem on suund sinna poole, et sa ei peakski mõtlema nagu selle peale, et sa tahad transporti, mis oleks hea hinnaga, hea kvaliteediga ja sa lihtsalt laudid nupule. Et see on nagu see suund, kuhu see hakkab minema. Aga kas just ei elimineeri nagu konkurentsi, mis tagaks selle hea teenuse taksojuhtide omavahel võistledes? See jääb ikka alles, sest me saame ju tagasi, kui hästi mingi juht või kogu see teenus oli. Ja see ongi, mis hakkab seda ise parandama, kui nad tuleb kogu aeg tagasi, et kohe, kui keegi nii-öelda ei vasta nendele nõuetele või kvaliteedile, see tuleb kohe välja. Ehk siis see on nagu suur muutus võrreldes nii-öelda tänavalt tellimisega. Kui sa lähed tänavalt, võtad auto, võib-olla hästi, võib-olla lähe, sa ei tea. Aga nüüd, kui sul on see tagasi, siis sa saad sellest kogu aeg teada ja saad ainult kvaliteeti üles. Meil on seda küsimus, et te mainisite, et võib-olla tulevikus tuleb selline sõidu jagamise, et kui ma näiteks teete just lähen koju, siis jagan, siis ongi teil kavas panna hopp ja taksita kokku. Ja kas see seisab siis seaduse taga praegu vestmiseks? Jah, hetkel me päris kokku veel ei pane neid. Et hetkel nagu seadused on sellised natukene hallilaval, nagu on lubatud ja mõne koha pealt päris ei ole, et seda vahepeal on see. Aga üldiselt läheb nii, et sul peab olema nagu nii-öelda litsents, et sa võid nagu teenust osutada, siis sa võid nagu juhiks hakata, et pakkuda seda teenust. Siis sa võid ka sellest natuke raha võtta. Et kui sa nagu mitteametlikult hakkad seda pakkuma, et siis ta on nagu sellisel hallilava, et siis ta on nagu tõesti sõbraga nagu jagad kulu. Et hetkel nad on natukene veel konkureerivad või ei ole päris sama. Kas te seda ei karda, et sellised äpid nagu Wiseman ja need liigutavad selle hopi turuosa, seda ei karda? Seda on nagu karta või mitte, et kokkuvõttes see, mis kliendile parim on, et kliendid kasutavad seda. Et ma arvan, et aeg näitab, et mõnes mõttes see on hea, kui on konkurents, siis tuleb nagu parim toode. Pigem see on hea, et siis nagu liigub see teema edasi ja tulevad seadused ja nii edasi. Takso jagamise inimesed Uber on ju telliskoos, et sa saad muud registreerida, saad meditsiisi ja mis see nagu väga hästi ülipopulaarsus või juhtus kiiresti ülipopulaarne? Jah, tegelikult see on nagu suhteliselt populaarne. Et meil on ka päris palju juhte, kes tulevadki niimoodi sõitma. Et see on täitsa lubatud. Seal on teatud nõudmised, millest me läbi jääme, et kaua sul peab olema kui kaua sul peavad juhiload olema ja kontrollime tausta ja kõik sellised asjad. Aga meil on ka juba väga palju juhti. Et paljud tahavad näiteks lisaraha teenida, eriti nädalavahetust on, nagu me valisid nagu tellimusi rohkem sõidavad. Et see on juba olemas. Selle Uberi küsimuse peale, et millest mina olen aru saanud, et miks Taxify parem on see, et kui see suvaline inimene nüüd kavatseb hakata selleks taksojuhiks, siis tegelikult tal ei ole neid kogemusi, mis on päris taksojuhil. Ta ei tea neid teid, mina isiklikult on sellise kogemus, tellisin endale Uberi ja mul läks 2 korda kauem aega selle sama tee läbimiseks, kui mul oli Taxify juht, kes siis oli nagu kogenud juht, aga see Uberi see klient lihtsalt või see teenindaja, ta ei olnud teadlik nendest teedest, siis ta sõitis mööda ja valesti, et minu jaoks oli nagu see nagu ebameeldiv kogemus. Selles mõttes on just nagu Uberiks, et see on nagu miinus ja Taxify.
jah, seda küll, et kogemused mängivad rolli, et vaadata nagu suurlinnades, et kunagi siis Londonis oli nagu kõige olulisem see, et kuidas õpid selle linna pähe, et see oli kõige suurem juhi väärtus nagu isegi. Et väga raske oli lihtsalt alustada selleks aastaga kogu linn selgeks õppida. Kuhu riikidesse teil siis edasi kavatsus minema? Me vaatame rohkem oleme vaadanud Ida-Euroopasse. Hetkel me oleme Euroopas üks suurimaid, just Ida-Euroopas. Et pigem vaatame nagu Euroopasse. Et kuidas me valime seda, et see on nagu nii-öelda linna analüüs. Et kui palju seal on teisi aplikatsioone, mis seis seal on, pikk analüüs, siis valime parimad välja sealt ja siis sinna edasi. Et hetkel ma nagu kindlalt ei tea nagu väita, et meil on mõned mõtted, aga veel ei ole nagu läbi analüüsid kindlalt väita, kuhu me lähme. Ma olen esimene üle Aleksini kiituse. Aitäh, et tulite. Külalistele, aitäh, kes täna viitsisid tulla. Kuna juba semestri lõpp on, siis kõige väga kiire, aga kohtume juba uuel aastal. Et tuleb ka info, kes meil esimene tulevad, et hoidke silma peal. Aitäh! Aitäh kuulamast!